Hei, tere hommikust kõigile müügiinimestele. Neile, kes on juba ärganud, need, kes on juba üleval ja kes juba tööd teevad, mõnusat 19. müüginädala algust teile. Ma loodan, et te tunnete ennast hästi. Ma loodan, et teie nädal on sama hästi alanud kui minu nädal. Kuum kohvi on mul juba käes ja mõnus olemine hommikujooks on tehtud. Täna ma räägin teile viiest lõksust, mida mina olen oma eluteel müügi teemades kolistanud. Te kindlasti kolistate neid ise. Võib-olla on sellest natukene kasu, kui mina neid teile räägin, siis te vähemasti tunnete selle lõksu ära ja saate ennast kiiresti analüüsida. Enne seda, kui ma 5 lõksu kallale asun, esmalt ma tänan kõiki, kes on mu videosid vaadanud, kõiki, kes on mulle tagasisidet andnud, kõiki, kes on mulle mõtteid visanud, millest veel rääkida. Kui sul on mingi äge mõte, mida võiks lahata, siis kirjuta mulle siia alla chatti või kirjuta mulle otse sõnumitesse. Vahet ei ole, aga igal juhul ma olen teile väga tänulik. Küsimusele, miks ma seda teen, on mul väga lihtne vastus. Ma valmistan ennast ette üheks videokoolituseks ja ma pean üksi olles kaameraga harjuma. Ja hästi lihtne on öelda, et võta chillit mees, et see on ju lihtsalt kiire jutt. Sest tegelikult see nii chill ei ole, arvestades, et viimast videot on vaadanud kokku erinevatest kanalitest üle 4000 inimese tagasi andnud, et aukartus on selles suur, mida ma räägin. Õnneks ma räägin ainult enda kogemustest, seega minu ämbrid. Täna siis 5 lõksu müügis. Esimene lõks ja võib-olla kõige olulisem lõks, vajaduse välja selgitamine. Räägin jällegi enda kogemusest. Sain anonüümse vihje, et kliendil king pigistab. Räägin seda lihtsustatud versioonis. Kliendil king pigistab ja loomulikult mina vana kingamüüjana kohe kingasid pakkuma, mul täpselt õiged kingad olemas. Nüüd, kui sa kliendiga laua taha lähed ja sul on oma strateegia peast täpselt, kuidas seda müügiprotsessi kujundad ja kuidas ta klient on justkui kummitoas, kes põrkab vastu ühte seina, vastu teist seina, vastu ühte seina ja lõpuks jõuab siis finišisse, siis tavaliselt see nii ei lähe ja sul jääb tehing tegemata. Sa mõtled, et miks, et sa ju said anonüümse vihje, et kliendil king pigistab. Jaa, tal king pigistaski, aga sa ei teadnud, kus tal king pigistab, kas tal on kand ära hõõrunud, kas tal on varbas ära hõõrunud, kas tal on liist liiga kitsast, liist liiga lai või ta ei soovigi endale hoopis järgmiseks kingasid osta, vaid ta tahab endale spordi jalanõusid. Ehk siis, mis on tema täpne probleem? Kus tal täpselt king pigistab? Sa pead need avatud küsimustega need lahendused kätte saama. Ja kõige kurvem, mis sa võib-olla mõistad, on see, et sinu toode või teenus ei aitagi selle pigistava kinga olukorda ära lahendada ja see on ka fine. Teine oluline asi, mis sa seal teada saad, on see, mis faasis klient oma ostuotsusega on. Kas ta hakkab kohe uusi kinge ostma, kas ta hakkab neid ostma 2 kuu pärast, käib 100 kilomeetrit vanade kingadega veel või hoopis poole aasta pärast. Ja sinnamaani on võimalik vestlus avatuks jätta. See ehk siis esimene ämber, selgita välja täpne vajadus ja see on kõige olulisem. Ja seda alguses on nii lihtne selle vastu eksida, sest sa lähed kinda peale välja ja lähed juba enda plaaniga peale. Teine lõks, kes otsustab? Ülioluline, sa võid raisata, sa võid tegeleda ühe inimesega pikalt, rääkida, planeerida ja müüa talle ja lõpuks tuleb välja, et tegelikult tema ei olegi üldse otsustaja. Seega, küsi esimestel kohtumistel juba ära, kes on otsustajad, kelle käes on rahakott, kes peab seal lauadega veel olema. Sellepärast, et kui sa müüd ettevõttele mingit teenust või lahendust, siis see inimene, kes täpselt selle lahenduse ja vajadusega tegeleb, tema küsimused on teistsugused kui finantsjuhi või ettevõtte juhatuse liikme küsimused. Seega, selgita see välja, kes on otsustaja, proovi vähemasti üks otsustaja ka endale laua taha saada, ehk siis tema küsimustele vastata. 3. ja hästi populaarne eksimise koht on enesekindlus. Sul peab olema enesekindlus selles mõttes, et kui sa lähed toodet müüma, isegi kui su tootel on puudusi, väga paljudel toodetel ja teenustel on puudusi, siin ei ole mitte midagi teha, aga see enesekindlus peab sul olema olemas. Isegi kui sa kuklas tead, et sellel sinu tootel või teenusel on need puudused, siis ära neid puudusi esimesena välja too. Vaid too need kuskil pärast, isegi siis kui küsitakse, ole aus ja too need puudused välja, aga ära too need esimese asjana välja. Sest et täiuslikku toodet ja teenust lihtsalt ei ole olemas, aga sa pead olema enesekindel selles osas, mida sa lauale tood ja mida sa müüma lähed selles lahenduses, et see aitab klienti. See enesekindlus paistab esimese minutiga välja, kui sa laua taha istud ja kui sa oled ebakindel, et ma ise ka ei tea, kas keegi peaks üldse seda toodet või teenust ostma. No Jesus Christ, ükski klient ammugi ei taha sul seda toodet ja teenust osta. 4. punkt, liiga ilus. Ma ise astusin sellesse ämbrisse korduvalt. Müüsin IT-lahendust,
ja laua taga sa tahad nii väga selle ära müüa, sa tahad nii väga selle diili ära close ida. Eks kui küsitakse mingit pistelisi küsimusi, kuule, kas see seda ka teeb? Kas see lahendab seda probleemi ka või? Kas seal on see funktsionaalsus ka? Ja sa mõtled, jaa, muidugi on. Jaa, on. Paneme lihtsalt selle diili lukku ja saame nagu võidu koju. Ja pärast, isegi kui see on suusõnaline, pärast sa lihtsalt seisad selle ämbri ees ja öeldakse, aga me ju lauas rääkisime, sa ütlesid, et see toode või teenus lahendab selle vajaduse ära. Ja siis sa mõtled, jaa, ütlesin küll, jah, aga tegelikult sa seda ei tee. Ehk siis ole täpne ja pigem täpsusta alguses. Täpsusta alguses, kas ikka on nii või ei ole nii. Ja alguses see võtabki sul natuke rohkem aega, pärast sa tead nendele küsimustele juba vastuseid une pealt. Ehk siis ära maali tootest liiga ilusat pilti, sest et kui sa ajad kliendi mäe otsa ja kui siis tuleb kukkumine, siis see kukkumine, ootus versus reaalsus põrkuvad ja see on kliendi jaoks hästi valus. Ja sa võid kaotada kliendi. Ja 5. ja viimane on ahnus. Ja vaadake, kui te olete kliendist teinud enda väga hea partneri, see tähendab seda, et ta usaldab teid täielikult, siis kui klient alguses teilt pakkumisi võtab, siis ta võtab ka konkureerivaid pakkumisi. Mingist hetkest ta enam konkureerivaid pakkumisi ei võta, sest ta usaldab teid, ta teab, et te pakute talle head hinda, mitte turu parimat hinda, aga head hinda. Ja nüüd on hästi lihtne libisemise koht. Sa vaatad, sa tead, et see klient enam ei kontrolli, millise hinnaga ta sul täpselt neid asju sisse ostab. Sa mõtled, et see on sinu lillalehm, kellelt nagu tuleb sinu müügiprovision. Väga suur oht. Sellepärast, et kui nüüd ühel hetkel klient teeb ühe tšeki ja mõtleb, et ma kontrollin korraks seda hinda ja saab aru, et sa oled nagu keevitanud talle räigelt hinda selga, siis juhtub kõige hullem asi. Ta lihtsalt läheb sinu juurest minema. Ta ei anna sul isegi tagasi, et miks ta ära läheb. Ja sa ei saagi teada. Aga ta lihtsalt ta solvus su peale, sest sa oled ta partner ja partnerid mängivad avatud kaartidega selles mõttes, et partnerid ei trikita üksteist ja ei ürita teise pealt liigkasu võtta. Seega ära mine ahneks, ehita pikaajalisi suhteid. Sellised olid minu 5 pisikest lõksu, millesse on hästi lihtne langeda, ehk siis selgita välja vajadus, selgita välja, kes otsustab. Ole enesekindel, kui sa juba laua taha lähed, ole enesekindel oma tootes teenuses. Ära maali toodet liiga ilusaks, pole vaja, ole realist ja ära mine ahneks, kui sul on püsipartner. Aitäh sulle, et sa oled mind kuulanud. Põrgata mulle veel küsimusi. Kui see on sinu jaoks väärtuslik, siis jaga seda linki oma sõpradega. Olen sulle tänulik ja kohtume juba järgmisel esmaspäeval. Tšau!